Tere armas rahvas! Mul on täna järjekordne intervjuu soliidse härrasmehega Hardiga. Fonte News on uudistekanal, mis edastab uudiseid moonutamata ja tõeselt. Ja täna räägin ma Hardiga suurest sündmusest, mis toimus Toompeal ja ta toimub siiamaani, on toimunud juba 15 päeva ja me räägime politseinikute käitumisest nendel päevadel. Tere Hardi! Tere Veiko! Mul on hea meel sinuga siin kohtuda siniallikatel, sest et siin on allikad, see vesi on imeline puhas, annab jõudu ja nagu me loojad oleme kõik, siis tegelikult me loome ju uut elu, eks ole? Ja mul on väga hea meel, et sa mind siia allikatel kutsusid, ma ei ole siin käinud ja mul kodus on ka allikad. Et hommikul käisingi, allikad jookseb läbi tiigi, käisingi korra veest läbi ja puhastasin ennast enne sinuga kohtumist. Super, mul on hea meel selle üle. Et ka mina olen viibinud nendel sündmustel, mis siis on Seisame Eestimaa taas vabaks, ka kokku circa 13 päeva. Olen teinud ka Fonte Newsi jaoks tööd, aga ka põhiline, mis minu kohal oleks seal Toompel oli, ma seisin vabaduse eest. Ja täna ma Hardiga räägingi tegelikult sellest, et kui palju ja kas meil on üldse enam vabadust Eestimaa pinnal, sellepärast, et minul on kogemus samuti, kui politseinikud arreteerisid mind reedesel päeval, kui Toompele ilmusid barrikaadid ja viidi mind samuti ära ülekuulamisele, aga Hardit ma kutsusin sellepärast siia, et ta räägib oma lugu, mis juhtus temaga, kui teda arreteeriti sellel sündmusel, et Hardi, et millal see juhtus, et mis päev see oli, kui sind arreteeriti? Minu meelest oli pühapäev siis kui, sest muidu me ennem olime nagu seal üleval Toompeal, aga siis kuna seal meid nii ahistati, igal pool olid aiad ja meid oli surutud nagu sinna aedade vastu ja politsei oli tohutute jõududega, et siis me nagu läksime sinna alla Vabaduse platsi peale hakkasime minema, et seal on nagu, saame nagu hajutatud olla, nagu nad soovisid, eks, et me nagu oleks nagu vabam ja samas ka rahva silme all rohkem, et see oli jah pühapäev. Kui mitu päeva sa osa võtsid sellest sündmusest üldse, sellel Seisame Eestimaa taas vabaks? No ma ei olegi arvestanud täpselt, aga ega see kõik algas ju sellest sõidust, eks, mis oli 20. märtsil, eks. Seal ma osalesin. Ja siis esimene kord oli 24. märtsil, kui see 347 SE eelnõu nagu võeti üldse menetlusse, see hääletamine. Et seal oli suht vähe rahvast ja ma olin seal ka pool tundi võib-olla, sest mindi laiali. Aga jah, ma päris päevade arvu ei tea seal, ma ei tea, äkki 10 päeva või, sest see lihavõtte või mis iganes munadepüha. Munadepüha nädalavahetusel ma ei olnud, et mõtlesin, et mis saavad käia need, kes nagu muidu on tööd, et ma olen nagu suht juba nagu eelpensionil mul aega on, et ma käin siis tööpäeviti siis. Kui vana sa Hardi oled? Ma olen 62, et saan see aasta 3. Okei. Kui tulla nüüd tagasi nende sündmustele seal Toompeal, et kas see rahvas, kes seal kõik oli, et kas kõik oli seal rahumeelne, et oli seal näha ka vägivalda, et oleks põhjendatud olnud nii suurte politseiüksuste kohalolek või kuidas sa seda kirjeldad? Ei, seal absoluutselt vastupidi, kõik olid sellised mõnusad inimesed, kõik rahulikud, et sellises seltskonnas ma ei ole olnud, ütleme ausalt. Et ma sain seal nii palju heade inimestega tuttavaks ja niisugune võimas atmosfäär ja niisugune ja kõik on nii siirad ja avalad inimesed, et nagu niisugust vägivalla momenti nagu minu meelest seal meie poolt küll vähemalt absoluutselt ei olnud. Aga mille pärast inimesed seal põhiliselt seisid, et mis nende eesmärk oli? No ikkagi oma vabaduse eest, et ei kehtestataks ei antaks politseile selliseid volitusi, et nad võivad iga hetk ükskõik mis meiega teha, et tulla koju, viia kedagi kaasa, ma ei tea, vägisi süstimisel, vägisi, mis iganes, et nagu ütlevad, et sa oled nende meelest natukene ohtlik või kahtlane, et siis võidakse suga teha praktiliselt mis tahad ja aasta ringi,
olenemata mis olukord, eks. Ja seal seaduses ju ka ei defineerita täpselt, et mis haigus see peab olema või mis. Ühesõnaga jah, et ikka saaks, ma ootan lapselapsi, et nendel oleks natukenegi põhjust tulla, et nagu praegu tundub, et nad nagu hoiavad tagasi seda. Kas sa panid ka tähele sellist politseipoolset agressiooni või sellist nagu survet või oli nende poolt need päevad rahulikud, kui võrrelda nüüd inimeste käitumist ja politseinike käitumist? No kui ikka politsei seal suuremate jõududega välja tuli ja Toompeal seal aiad ette pandi, siis läks see survestamine ikka väga rängaks. Et neid seal praktiliselt ei lastudki olla, ei lastud seal tee peal käia, see on seal tegelikult ümber selle kiriku ja Toompea plats on kõik ju õueala, et meil oleks nagu seal eesõigus viibida, mitte autodel, aga politsei nagu surus meid sealt niinimetatud tee pealt kogu aeg ära aia äärde, et te segate autode liiklust, eks, et surve oli ikka, sellest aedade panemise hetkest hakkas ikka surve järjest tõusma kogu aeg, mina tundsin seda. Et kui nüüd Toompealt rahvas välja suruti, rahvas hakkas kogunema Vabaduse platsi, et mis pilt sul seal Vabaduse platsil endal nagu, kas oli nüüd, kuidas see sul endal nüüd kohale jõudis, et kui olid Vabaduse platsil ja nende eriüksuste armeed olid nii suured, et oli see nüüd tunduvalt suurem võrreldes Toompeaga või see oli enam-vähem sama? No ma ei tea, seda on raske öelda, seal Toompeal oli ju, sõitsid nad ju ka busside kaupa, et seal oli neid, nad ei olnud küll seal nii palju nähtaval, eks, aga seal suurte bussidega, seal oli mingi 3-40 kohaline bussi täis, et ma ei oska seda öelda, aga jah, et seal Vabaduse väljakul nad olid ikkagi nagu rohkem nähtavad ja inimeste seas ja selline agressiivne surve käis kogu aeg. Nii, aga tuleme nüüd selle päeva juurde tagasi pühapäeval, et vahetult enne seda, kas sa nägid ka mingid arreteerimise pealt inimeste äraviimist või kuidas panid sa selliseid asju tähele? Jah, ma ei mäleta, kui sind ära viidi, siis ma olin ka kohal, aga see vist oli... See oli reedene päev? Jah, see oli vahe. No seal Toompeal vist ühele mehele tehti mingi hoiatus, et ta oli liiga ligidal 2 meetrit. Pärast tuli välja, et mul hea kunagine tuttav peaaegu töökaaslane. Ja keegi oli midagi seal, kellegile tehti trahvi vist minu meelest naisterahvale seal. Okei, kui jõuame nüüd sinu arreteerimise juurde, et ma räägin siia rahvale loo, et reedel siis, kui oli vihmane päev ja öösel olid ilmunud Toompeale aiad, ja enam Toompea platsi peale ei saanud minna, kus rahvas rahumeelselt olid eelnevalt rohkem kui 10 päeva juba seisnud oma vabaduse ja õiguste eest. Ei saanud ka sinna parki, Toompea lossi kõrval olesse parki, siis mind arreteeriti hommikul kuskil 9:30 ajal sellepärast, et ma tegin Facebookis laivis otse ülekande, et on tekkinud aiad ümber ja väga palju eriüksuslasi ja politseinik oli kohale toodud. Ja ei tahetud, et me seal oleksime. Ja laivis oli siis, mis häiris politseinikke, kui ma esitasin laivis küsimuse, kas nüüd on politseiriik kehtestatud. Ehk seega minu arreteerimine, äraviimine kinnitas seda, et meil ei ole arvamus ja sõnavabadust enam. Ja meil on ka vabadust, minul isiklikult ei olnud vabadust seista oma vabaduse, õiguse ja arvamusavalduse eest. Et ma olen selleks tõestus olemas. Ja nüüd, Hardi, kui sind arreteeriti, mis see põhjus oli? No, natuke hakkame kaugemalt, et tegelikult eelmine laupäeval siis ju õhtul vahistati see trummimees. Ja. Seal Toormoori juust. Jah, seal juures. No ma nägin seda videolt ja mul oligi mõte, et ma pühapäeval üldse ei tule, et võtan vaba päeva, kodus vaja ka asju toimetada. Aga kui ma õhtul vaatasin neid Toormoori sündmusi ja selle trummimehe arreteerimist ja seal mingi asi oli veel, see üks autojuht väänati maha seal kuskil, löödi autoaken sisse. Jah, see oli, meil on ka tuttav inimene see, kes on, et temal samuti politsei lõi akna sisse ja arreteeris ta, aga seda põhjust me ei tea, mis see põhjus võis olla, aga sinu juurde. Aga siis tänu sellelegi ma vaatasin, et ma ei saa koju jääda, et politsei rikkus mul vaba päeva ära,
et no mida asja, trummimehed võetakse maha juba, et no ja noh, siis mul tuli ka see idee, et noh, kirjutasin Facebooki ka, et kas keegi trummi laenaks mulle, et homseks. Ja noh, pakkumisi tuli, aga siis ma mõtlesin, et ma võtan vanaema piimamannergu aidatrepi pealt ja sain mingi raudpolga ja läksin sellega ja siis oligi, nagu me sealt Toompealt hakkasime siis Vabaduse platsi peale minema, siis ma seal Kikendi kööki juures või kuskil võtsin oma, nad oli mul kotis muidu see mannerg ja võtsin ta seal välja ja siis... Tavaline mannerg, jah? No siuke vana roostes piimamannerg, okay, no, mingi tore. Minu meelest 3-liitrine okay. või mingi 5-liitrine. Ja noh, tagusin seal seda siis, noh, vahest, noh, ega ma pole pillimees, natuke võib-olla oli mingit rütmi ja asja ka, aga ja siis nad seal juba olid, hoiatasid mind, et ärge mängige, et selle mannergu, et tehniliselt on see nagu muusikainstrument. Okay. Ja. No, ma ei lasknud ennast segada, panin edasi. Ja noh, siis seal all väljaku peal, siis ma ka põristasin seda, käisin ringi ratast ümber rahva. Siis seal mingil hetkel nad ka nagu midagi ütlesid, ma ütlesin, et ma ei saa aru, et mis te räägite. Ja noh, jätkasin ja siis 3. korral siis nad tulid juba 4-5 mulle tee peal ette ja sama jutt, et kuule härra, et me teid hoiatasime, et siin ei tohi mängida ja aga noh, ma ei lastki ennast segada, keerasin 180 kraadi ja läksin edasi, noh, võtsin vähe tuurid maha, aga ja noh, siis nad tulid mulle juba järgi ja et davai, et nüüd on minek, et ma ei saa aru, et mis põhjusel või midagi, noh, et me hoiatasime teid 3 korda ja ega nad rohkem ei seletanud ja noh, ei last seal väga midagi öelda, et davai, nüüd hakkame minema ja noh, kohe ikka sedasi võeti kinni. Jah, ikka küünarnukst kinni ja ma ütlesin... Siinkohal jah, ma näitan rahvale ka videot, kohe hetke pärast näete, kuidas siis Hardi tegelikult bussi viidi ja kui siin bussi viidi ei tohi jah, ilmamannergut ka ei tohi, enam meile keelatud ka muusikamängimine, meil on keelatud muud helid, meil on kõik arvatavasti võetakse ka kellad ja maha. Mis edasi juhtus? Mis bussis toimuma hakkas? Noh, sest bussi viimisel oli ka see, et noh, nad nagu hakkasid mind toetama või ikkagi füüsiliselt suunama sinna bussi poole. Mõtlesin, et no, et võtke käed ära ja ma lähen ise, et ärge vedagi. No, natuke aega nad lasid mul minna, aga sinna bussi ikkagi suruti 4-5 mehega mind sisse. Aga noh, bussis oli... Ja noh, siis kohe, kui mina olin sees, siis peale seda toodi üks naisterahvas sinna veel juurde. Mis põhjusel tema toodi? Tead sa ka? No, ma nüüd tagantjärgi tean jah, et väidetavalt oli politsei kaamerameest või kedagi politseiametniku tõuganud. Pärast ma nägin videot, kus see politseiametnik nagu sõitis tal selle kaameraga nagu... Liiga lähedale nagu näkku praktiliselt. Okay. Ja siis ta noh... Vehkis nagu automaatselt. No jah, tõrjeliigutus, et minule tundus see küll nii ja siis ta hüüdis, et ärge vilmige mind, et ma ei taha, kas te olete luba küsinud, eks, et ja noh, siis selle pärast kohe no ühesõnaga siis me olime seal 4, eks. See naisterahvas, mina ja siis 2 politseinik. Üks oli meespolitseinik, teine naine. Ja noh, me olime sellise noh, küllaltki kitsa ala peal seal. Noh, praktiliselt see politseinaine oli sama liigi peal kui mina ja see mees oli siin ja see naisterahvas, kes võetis, oli selja taga, eks. Ja noh, kogu aeg oli selline, et umbes meespolitseinik oli nagu üks hirmsa kurjategija jätnud, kes võib iga hetk talle kallale tungida või ma ei tea, mida teha, no, et väga ohtlik. Ja no siis hakkas pihta, et noh, laduge taskutest välja asjad, võtke müts ära, võtke jope ära, võtke kampsun ära, et no üldiselt, et võtke ikkagi, noh, pesu väele, ma küsin, kas päris, et mul oli õnneks pikk pesu, et no, ma ikka pika pesu võin jätta. No ja noh, samal ajal, kui ma seal lahti riietsun, siis
meespolitseinik pidevalt kobas nagu üle kere jälle otsis midagi Et sa oleksid nagu mingi terrorist või kriminaal jube, et siin peab paljaks võtma. Jah, täpselt, et sul on mingid relvad äkki peidetud, et sina soliidne härrasmees, kena halli habemega, et sa oled kurjategija, et ohtlik ühiskonnale. Ja just siuke mulje, et ma ei tea, mis mul on kas võib-olla mingi nõel kuskil õmbluse vahel või nuga või ma ei tea, mida nad otsisid, aga pidevalt kihuti seda särki üles ja pükse allapoole ja üksikummi ümbrused ja ühesõnaga kõik. Täielik totaalne läbiotsimine. Ja palju jalu võeti, võtavad mantli seljast ära, ma küsin, et kus ma selle mantli võin panna. Visaks siia põrandale, mõtlesin, kuidas nii, et teil on seal tool ju, et ei, pange siia põrandale, meil on puhtad põrandad, kestvad põrandad. Ja siis jah, muidugi seal esimestel hetkedel või eks lõi väikse siukse adrenaliini üles või värina natuke kätesse ja suu kuivas ja seal oli väga umbne, et õnneks mul oli termos kaasas. Nad lubasid mul juua, et siis läks nagu mõnusamaks. Ja siis ühesõnaga pandi mind sinna kongi, eks. Kongi pandi ka nii, et vaadake, et te nüüd endale midagi ei tee, et ei kavatse meie suhtes midagi teha ja et olge mõistlik ja hoidke käed nähtaval, istuge rahulik. Seal oli klaasuks, et nagu oli näha. Tore siis. Ja ma tahtsin taskurätti kaasa võtta, et ikka vahest nina tilgub ärevusega ja seal ka. Ei, taskurätti ei või võtta. Ja siis olitegi põhimõtteliselt paljalt, läksite kongist, sõitsite, ei saanud riidesse tagasi panna? Ei, olingi paljalt. Ja siis nad muidugi võtsid selle naisterahva ette. Aga temal hakkas seal ka väga paha, sest tõesti oli umbne ja nad ei teinud seal uksi ega aknaid lahti midagi. Ütlesid, et pärast sõidu ajal. Ja naisterahval oli seal ikkagi väga paha ja siis temaga nad piirdusid, et võtsid ainult mantli, taskud tühjaks ja koti. Et nad lahti riietama teda ei hakanud ja siis kutsusid tal kiirabi sinna jaoskonda vastu. Et miks ei oleks võinud sinna koha peale kutsuda, kus sa arreteeriti. Kohe, kus tal oli. Aga ja tema pandi siis ka kongi ja hakkasime sõitma. Sõidu ajal nagu pandi ventikad tööle ja õhk hakkas liikuma ja siis läks nagu lahedamaks. Ja kui me kohale jõudsime, siis see naisterahvas ütles ka, et tal on juba, et okei, et see õhu liikumine ja see nagu tegi paremaks. Mis seal juhtus, kui nüüd jõudsite bussiga politseijaoskonda, mis siis edasi sai? Siis nad küsisid mu käest, et kas ma olen nõus, et see naisterahvas viiakse ennem, kuna tal oli paha ja mõtlesin, et ei ole probleemi, et ma võin siin istuda küll. Ja see kes kähku siis. Ja siis tulid ja siis umbes, et hakkan minema nüüd. Ma küsin, et mis niimoodi siis nüüd lähengi palju elu ja pesuväel, et teil on seal ilmselt ikkagi naistöötajad ka ja et ma nagu tahaks ka püksid jalga panna vähemalt, et kuidas ma niimoodi olen. Siis kauplemise peale sain püksid jalga. Siis ütlesin, et kuulge, aga siin on külm asfalt ja ma ei tea, mis ruumi te mind panete, eks, kaua te mind seal hoiate, et ma ikkagi päris paljajalu nagu ei tahaks ka minna, eks. Ikka siis sain ikka sokid ja saapad ka lõpuks jalga ja lõpuks siis nuiasin kampsuni ka selga, et Aga sa pidid nagu paluma seda, et ei olnud niimoodi, et pange riidesse, et sa pidid nagu ennast kehtestama, et kuule naljad, et paljalt ei lähe ju. No just. Siis andsid nad seda hea meelega või venitasid seda? Ei, ma pidin ikka veenma neid. Ikka veenma, jah. Ei olnud nii, et hea küll, et pane riidesse. Okay. Ma kauplesin ikka sokid jalga ja püksid jalga ja sokid jalga ja saapad jalga ja lõpuks ikka kampsuni ka, Ja siis oli, et meil on seal kõik maskis, eks, et hakkasin mulle maski pakkuma, ütlesin, et tänan, et ma ei kanna maski, et mul on põhjus. Kas teil on kirjalik põhjus kaasas või? Kirjalik? Jah, ma ütlesin, et ei ole, et mul ei pea põhjust olema kaasaski kirjalikku ega suulist, ega ma ei pea teile midagi ütlema, et mis põhjus mul on. Sellega nad jäid nõusse, nad ei hakanud seal väga mind punnima ja nii. Ja ülekuulamisel, mis seal toimus? Käis see kiirelt või... seal ülekuulamist kui sellist nagu minul nagu ei olnudki minu suhtes. Mis seal tegid, siis istusid lihtsalt kuskil? Algul panid mind sinna ukse kõrval kohe istuma, et ärge liigutage, istuge. Siis ma kauplesin ennast kempsu, nad lasid mul kempsus käia. Ja siis nad seal arutasid, et keegi, ma ei tea, kas seal ülemus tuli ja siis seal olid mingid naisterahvad, 2+2 ja mis nad seal rääkisid, et puhkepäevad, mupot ei ole ja
ja 2+2 ja ma ütlesin, et mis 2+2, et ma käisin ju ümber selle rahva hulga seal oma trummiga, et ma olin neist nii kaugel, et mis 2+2 te räägite, et ei saa olla. No ühesõnaga siis lõpuks oli nii, et võeti see mannerg siis vastutavale hoiule või kuidas asitõendiks. Ja tehti siis nagu, mul on see kaasas ka, kuidas ta kirjutas. Väärteo. Ei. Protokoll. Vallasasja hoiulu võtmise protokoll. Aha, näitan seda. Et nad mingid... Kui inimesed näevad seda lugeda, et... Aga jah, siin on protokoll, et on võetud mannerg siis hoiule. Jah, 30 päevaks, et 30 päeva pärast võite järgi tulla. Ma kirjutasin siia teisel pool, et palun saatke mulle postiga see. Aga oligi kogu dokument? Ei ülekuulamisprotokolli, ei mitte midagi, ei süüdistust? Ei. Mitte midagi? Ainult seletuskirja pidin ka tegema. Okei, seletuskiri, jah? No ma siia midagi... Ma ei hakanud sealt põhjalikult seda arreteerimise juttu. Ja, selge. Ja sellest piisas, jah? Jah, selline. Okei, nii et selline nagu mitme politseiniku poolt jõuline bussi surumine, paljaks koorimine, mina saan sellest just aru, see oli tegelikult alandamine ja hirmutamine, et sa nagu pillikult, et ma ütlen otse, et sina vanamees ära nüüd siia tule, sest kujuta ette, mis nüüd siin edasi hakkab juhtuma, eks ole. Et mina loen seda politseinike käitust välja, et hirmutada, jõuliselt alandada, et siis hoitakse eemale. No tegelikult ma ühe episoodi bussist unustasin rääkimata veel. No. Et kui ma olin juba seal paljaks võetud ja kõik läbi otsitud, kammitud, muuseas jah, habe patsikumm kästi ära võtta ja habe ja juuksed otsiti ka läbi. Ossa nuga. ja siis oli nii, et siis ühel hetkel see meespolitseinik ütles sellele naispolitseinikule, et tooge meditsiiniline kinnas. Tal olid endal mingid tumedad. Ja neil on mustad kindad ja siis see naine läks tõi ühe sellise sinise, helesinise meditsiinilise. Aga siis see naine nagu rääkis sellele mehele kõrva midagi ja siis see protseduur jäeti ära. Aha, no see on pildikult see, et pannakse, see on tollis on tehtud nii, et lennujaamades annakse see meditsiinikinnas kätte, siis uuristatakse sulle kõik suguelundid ja see teine auk ka läbi. No nii see tundus. Ja tundub, et taheti jälle nagu veel kord alandada, et teeme sul sealt otsingut ka läbi, et see on... No jah, aga kuna see teine naisterahvas oli ka seal, siis... Ei no jah, see naispolitseinikul süda ja mu selja taga oli kogu aeg see teine naisterahvas nägi seda jama kõike pealt. Uskumatu. Tema silme all nagu, jah. Et see on jõhker, mis politseiametnik nüüd soliidse härrasmehega tegi ja ma kujutan ette, et sa võib-olla ei olnud ainus selline ohver neile, et kuna me lugusid saadetakse meile uudistekanalisse ka, väga palju erinevaid lugusid, erinevaid videoklippe, siis kindlasti tuleb üks suurem lugu ka ja neid filmijaid oli tegelikult ju palju seal platsi peal. Tegelikult ongi see, et see on ainust asitõend, sest et kui me täna näeme, kuidas politseiametnikud ja muud ametnikud sülitavad seaduste peale ja väänavad neid nagu neile sobilik on, siis ilmselgelt on aru saada, miks eestlane tuleb välja tänavale, seisab oma õiguste ja vabaduste eest ja kui neid keerulisi seadusi üritatakse vastu võtta, siis miks võtab valitsus seadust vastu, kui ei selgita rahvale, mis selle seaduse mõte on, ei pane nagu rahva keelde seda seadust. Ja siis nad imestavad, et rahvas on tänaval ja nimetatud mässavad. Aga see on üks rahumeelsemaid sündmusi üldse, mida ma ise olen näinud oma silmaga, et ma olen ise 50-aastane ja ma olen samuti ka käinud Baltiketis seismas, kui Eesti taasiseseisvus. Olen olnud ka pronksiööl actionis näinud neid laamendamisi pealt, siis ei anna võrreldagi. See on täiesti öö ja päev sellest, mis on nüüd rahumeelne üritus ja mis olid mingid pronksiööd ja muud tegevused, ja tuua välja nii suures ulatuses eriüksused, kus juures maksumaksjad maksavad need päevad neil kinni. Kas maksavad, see on ka nüüd küsimärk, sest et oleme ju Brüsseli lõa otsas. Et oskad sa nüüd, Hardi, nüüd võtta kokku selle politseinike sellise käitumise, et kas see on okei? Ei, no minu arusaamise järgi oli see täielik üle reageerimine ja ebaproportsionaalne jõu kasutamine sellise rahuliku meeleavalduse vastu, kus olid väga, väga sümpaatsed ja rahulikud inimesed,
et noh, politsei ikkagi noh, ta rääkisid küll, et ajuge, olge laiali, samas nad ise surusid meid kokku, trügisid meie vahele, ei lasknudki meil sihukest hajusust olla, nad nagu ise provotseerisid seda, et noh, et see oli ikka noh, ja noh, need rohelised mehikesed seal täisvarustuses, ma küsisin ühe käest, et miks teil automaati ei ole kaasa antud, noh, ta ei vastanud mulle, aga noh, see oli ikka täiesti üle mõistuse, noh, ma ei ole jah sihukest asja näinud, see Balti ketid ja asjad, noh, teletorni juures ilmselt oli ärevam, aga noh, ilmselt peale seda nii ärevat sündmust ei ole vist rahulike inimeste vastu kasutatud. Aga Hardi, ma tänan sind selle usalduse eest, selle aja eest, et sa olid nõus minuga oma üleelamist jagama ja mina samuti inimesena ma ei kiida seda politseinike käitumist absoluutselt heaks. See on üle võlli, see oli alandamine, see oli hirmutamine ja olles ise olnud nendes sündmuste keskel, siis kinnitan veel kord, et rahvas oli äärmiselt rahumeelne ja see, kes oli tegelikult agiteerija või rahutuse üleskütja ja sellise hirmu ja pressingu korraldaja, ütlen ma käsi südamel, see oli politseinik ise. Et meil on nii suur tagasiside sellel teemal, väga palju kohtuasju on algatatud ja algatatakse veel, et kallis rahvas, kutsun üles seisma julgelt oma vabaduse, sõnavabaduse, arvamusvabaduse ja vaba elu eest, et on aeg ärgata ja võidelda selle eest, mis on sinule kõige tähtsam. Südametunnistus, vabadus, ausus. Aitäh, Hardi, sulle ja usun, et sa oled minuga nõus. Jah. Vabaduse eest on vaja seista. Täpselt nii. Muidu meid surutakse vasta maad ja tehakse meiega, mis tahetakse. Et ikkagi lapsed on meie tulevik ja tahaks, et nemad ei peaks sellises ühiskonnas elama. Ja suur tänu kutsumast, Veiko, ja nii ilusasse kohta. Super, aitäh sulle, Hardi. Väga tore. Edu Fonteniusile ja sulle. Aitäh sulle. Kõik head, arvas rahvas. Kohtumiseni järgmises intervjuus.